Tere, armsad külmaväristajad ja Kikimooride sõbrad. Mina olen Taki. Ja mina olen Heidi. Heidi targalt ootas, et kas ma ütlen veel midagi lisaks, nagu ma ükskord tegin. Ja nüüd ma olengi ettevaatlik. Nüüd enam kunagi ei tea. Ja nüüd enam kunagi ei tea. Ja kõigepealt siis kohe alustuseks palju õnne. Ülo, sina olid inimene, kes ära arvas, et tõepoolest minu koera nimi on Lada, see tähendab, on erinevaid tõlgendusi, täpselt ei teata, aga igal juhul see on seotud kevadega, naiselikkusega, viljakusega, harmooniaga, nii et, ja seotud ka maikuuga, nii et see, et maikuus tuli meile Lada, on väga-väga sobiv. Ma alguses mõtlesin, ma muudan selle nime ära, sest mul tuli kohe muidugi mingid Vass 2101 pähe, aga siis kui ma uurisin selle nime tähendust, siis ma sain aru, et see on idekas ja ma ei muuda seda ära. Ma kohe näitan teile teda. Ta on siin praegu, talle väga meeldib magada, mis on väga tore. Mulle ka meeldib väga magada. Ta on praegu magamiste ukse juures, seal on võre vahel, sest et kassid on magamistoas, seal on neil piisavalt ruumi, ärge muretsege, kassid chillivad, aga igal juhul nii, kus me siis nüüd oleme? Tudukott. No väike tudurott. Issand, tal on nii mõnna seal vaiba peal. Lada. Näita ennast. Lada. No näed. Oi. No näed, miuke. Joo, muidu oled. Ja täna ta tuli juba ka diivanile samal ajal, kui mina seal olin, nii et õigemini ta läks enne ja siis mina tulin ja ta hakkas ära minema. Ma olin mingi, ei, see on see täpselt, mis ma tahan. Don't go. Aga see on nii tore, et ta on nii minuga kui ka Milaga ja mõlemad käime temaga väljas ja et selles mõttes on et esimesed peaaegu nädal läinud päris kenasti. Ja õnneks ja kahjuks ma saan temaga veeta veel rohkem aega, sest et juhtus minuga midagi väga creepy't, mis juhtub loodetavasti mitte väga paljudega, aga on inimesi, kellega seda juhtub elus. Nimelt ma sain koondamisteate, nii et kui teil on pakkuda midagi sellist, kuhu minu kompetentsid, mida on väga palju, võiksid sobida, siis te võite mu kohendust võtta. Aga mul on siin endal ka mingid mõtted esialgu, ma tahan lihtsalt aja maha võtta ja puhata ja teha lõpuks valmis külmakate raamat, mis on vaja külgedele lihtsalt ära panna ja trükki saata. Ja mul ei ole trükkimiseks raha, võib-olla ma teen selleks mingi GoFundMe või mis iganes hooandja. Hooandja on vist meil see, jah. Jaa. Nii et andke teada igal juhul sügiseks, kui tuleb meil see õudusfestival, vaid krimifestival? Oli. Jah, midagi. Sa vaatad minu poole siukse näoga, nagu mul oleks mälu. No minul ka ei ole mälu, eriti praegu, kui ma olen selles koondumise järgses šokis, aga jah, kahjuks nii on, et raha riigil ei ole. Muuseum on riigiasutus ja minu töökoht oli siuke, mida andis koondada. Et selles mõttes ei ole mingit suurt draamat või tüli seal taga, lihtsalt väga kurb on, sest et see perekond oli seal äge ja kõik need teemad, millega ma tegelesin, oli tegedad. Aga muuseumisse mingi ikka, mina elan ikka muuseumile kaasa ja kes teab, milleks see kõik hea on, sest ma usun, et see kõik juhtub põhjusega. Aga creepy on see ikkagi, kuigi mitte paranormaalne. Kas sul on midagi paranormaalset juhtunud? Ei ole, mul on ka siuksed kerged tagasilöögid, aga need nagu ei lähe hästi sinna meie kategooriasse. Et ei ole. No siis on nii. Miks ma sellest koondamisest üldse praegu räägin, see tegelikult me salvestame teisipäeval, ei ole veel avalik, aga Patreonid saavad siis neljapäeval teada, et reedel ma siis ütlen ka laiale maailmale, et nii on, et ma olen jälle vaba. Jälle, ma ei olegi olnud nii ammu vaba. See on nii hull, mul on täiesti, mul on juhe nii koos sellest, et all the opportunities tegelikult. Tegelikult ongi ja tegelikult sa avastadki ma ei tea, me oleme nüüd natuke siin salvestuse eel jutustanud ja minu meelest saad iga 5
või mis 15 sekundi tagant avastanud midagi uut ja head jälle, mis nagu selle juures on, nii et ma arvan, et kõik on tegelikult jumala hästi. Viimati ma olin jah vabakutseline 10 aastat tagasi, 2014 äkki. Ja siis ma olin just Kloogale kolinud ja olukord oli ikkagi palju kehvem. Praegu on ikkagi neid erinevaid sissetulekuallikaid ikkagi on ja koondamine annab teatavat turvatunde mõneks ajaks, loodetavasti ikkagi annab. Järgmine nädal saan teada. Aga olen saanud siis hakkama ja saan ka nüüd hakkama ja 10 aastaga ma olen õppinud väga palju juurde ja no vaatame. Muidugi jääda niimoodi keset majandussurutist töötuks on siuke ka omaette õuduslugu, aga kunagi veel kirjutan sellele hea lõppu. See tuli nüüd välja. Aga tänase saate juurde siis minnes. Kõigepealt, kaugel meil on kuulajate saade? See on hea küsimus. Äkki väga kaugel vist ei olegi enam või? Episoodi veel või? Ma arvan, et isegi äkki järgmine ongi. Juba? Igal juhul, kas on järgmine või ülejärgmine, saatke meile oma lugusid kikimoriid@gmail.com. Lisette teeb neist valiku ja saame jälle teha meie kõikide lemmikepisoode. Seniks peate leppima meie lugudega. Mina lähen edasi täna oma politseitemaatikaga. Heidil on ka midagi pakkuda ja lisaks üks väga magus kummituslugu. Ja minul on boonusesse üks kuulaja saadetud vihje. Nii et ma loodan, et see kuulaja on ka Patreon. Kui ei ole, siis kirjuta mulle, ma saadan sulle selle loo eraldi, sest et sina selle vihje andsid ja oleks, kuigi võib-olla sa siis tead juba, mis seal toimus. Ühesõnaga, kikikad teevad alati tuju heaks ja lähme siis saate juurde. Mis sa arvad? Davai. Ma teen siis jälle nii nagu eelmine kord 2 osas. Ja sel korral on meil selline tegelane, peategelane või antikangelane nagu Tallinna politsei prefektuuri kriminaalpolitseinik Ivar Vahur Fuchs. Ja see on jälle mul kodulähedane teema, sellepärast et tegemist oli siis Kaupmehe tänavaga ja esimest korda, kui ma kunagi Tallinnasse kolisin aastal 2006, elasin ma Kaupmehe tänaval. See oli veel siis, kui oli see pronksi öö ja see oli ikka väga creepy oli. Igal juhul selle looma siis Facebooki grupis oli see värskelt üleval vihje sellele, sest et see toimus 26. aprillil 1995, nii et just möödus siis sellest 30 aastat. Ja sel päeval siis tappis kriminaalpolitseinik Ivar Vahur Fuchs Tallinnas Kaupmehe tänaval püstolilasuga pähe 23-aastase naise. Ja seal on väga palju selliseid päris jubedaid detaile, näiteks autos oli ka 1,5-aastane laps ja see ema mõrvamine toimus siis operatsiooni käigus, mille tegelikuks eesmärgiks oli tabada Kaupmehe 12 tegutsev petturite grupp. Ja sellest siis vahetult kirjutanud väljaanne mainis, et naise tapnud politseinik viibis pärast juhtumit psühhoneuroloogia haigla arstide järelevalve all ega olnud šokiseisundi tõttu võimeline juhtunud selgitama. Aga kui me nüüd siit mööda ajajoont siis edasi läheme, siis esimesed kommentaarid tulid Tallinna politsei abiprefektilt Urmas Piirilt, kes ütles Päevalehele, et politseil oli informatsioon Tallinnas Kaupmehe tänaval tegutseva petturite grupi kohta. Et nimelt siis Kaupmehe 12 asuva maja 4. korrusel on uks, millele on kinnitatud korteri number, aga tegelikult ei ole ukse taga mitte korter, vaid see uks viib siis maja tagatrepile. Millegipärast see tuletab mulle meelde sinu trepikoda, sul on mingid imelikud uksed seal. Tagatrepile ja pettusega tegelevad kurjategijate grupid kasutavad siis maja ehitustehnilist eripära kelmuste läbiviimiseks ja seda ust on kasutatud aastaid. Tsiteerin, petturid ostavad kaupluse Kikas juures erinevaid asju. Politseile teadaolevail andmeil kasutavad kelmid võltskorteri ust pettuste sooritamiseks.
petised lepivad kauba ostmises kokku, siis ütlevad, et käivad korraks korteris ning põgenevad koos välja petetud kaubaga tagatrepi kaudu. Eelmine ohver nägi, kuidas tema suhtes toime pandud kuriteo ajal viibis majas õnnetu abikaasa. Operatsiooni läbiviijal oli alust arvata, et tegemist on kuriteo kaasosalisega. Ehk siis me räägime nüüd siis sellest ohvrist ja siis tema abikaasast. Nii. Ja miks nad selles üldse olid? See laps, ema, kes siis surma sai ja siis tema abikaasa. Noore perekonna oli maja juurde kutsunud nende sõber, kellelt peteti seal samas välja videomakk. See tuttav helistas siis Indrek Lindele, kes oli siis see abikaasa ja kutsus teda vaatama sulidele üles pandud varitsust. Indrek võttis Kaupmehe tänavale minnes kaasa mingil põhjusel abikaasa Piret Linde ning oma 1,5-aastase tütre Sandra. Et sõber oli vahetult enne juhtunud ka politseisse helistanud, seda Indrek ei teadnud. Mis on nagu, sõber, mida sa teed? Sa helistad politseile, politsei ütleb, et okei, tegeleme sellega, täna juba paneme üles varitsuse. Ja see on nagu mingi, okei, võtame popcorni ja kutsume sõbrad koos 1,5-aastase lapse ja naisega kaasa. 90-ndatel. Haige. Nii, ja siis veidi enne kella 3:30 päeval tungisidki siis erariietes politseinikud Kaupmehe Liivalaia tänava nurgal kallale hoopis Indrek Lindele, kes oli asja lihtsalt vaatama tulnud. Ent tutvustamata paiskasid politseinikud mehe pikali, panite käed raudu. Kui see oli tehtud, hakkas siis üks politseinikest jooksma veidi eemal seisva Indrek Linde valget värvi BMW poole. Linde hüüdis, ärge minge sinna, seal on minu naine ja laps. Tallinna politseiprefektuuri kriminaalpolitseinik Fuchs jooksis siis maja juures seisva BMW juurde ja tunnistajad ütlesid, et ta koputas paar korda vastu auto küljeklaasi. Ja kui autos viibib naine ust ei avanud, siis haaras politseinik püstoli ja tulistas umbes 0,5 meetri kauguselt ühe lasu läbi auto küljeklaasi. Kuul tabas naist pähe. Me veel jõuame sinna, aga ma ütlen, et siin ei olegi head seletust. Üks pealtnägija kirjeldas siis sündmusi niimoodi Päevalehele. Kui erarietes mees oli tulistanud kuuli läbi autoklaasi, siis ei osanud ta esialgu muud teha, kui püstol käes mööda tänavat jalutada. Mõni hetk hiljem asus ta püstoli päraga puruks taguma auto küljeklaasi. Fuchs rääkis siis aastaid hiljem ise niimoodi. Tõmbasin auto ukse lahti, nägin, et naine ja väike laps istub ees 2 istme vahel. Laps oli rahulik. Alles siis, kui keegi majaelanikest ta sülle võttis, hakkas nutma. Fuchs tõmbas siis tema enda sõnul naise autosse asfaldile, katsus pulssi. Seda polnud. Ja pani tähele, et naine on noor ja tumedapäine, aga rohkem ta ei mäleta. Ta üritas naist elustada ja saigi südame uuesti tööle, ent Piret suri siis mõni minut hiljem kiirabiautos. Muidugi korraldati siuksel puhul siis pressikonverents ja seal siis väitis riigi politseišef, kelleks toona oli Herman Simm, kellel oli ka huvitav saatus, kui me teame. Et kuna Fuchs viibib närvišokki tõttu arstliku järelevalve all, ei ole temalt seni olnud võimalik juhtunu kohta seletust küsida. Aga vahetult pärast tulistamist Fuchs oli siis öelnud ühele kolleegile, ma ei näinud, kas autos on mees või naine. Ja kui autos oli ja kummardus, arvasin, et ta võtab istmalt püstoli. Last auto tagaistmel ma ei märganud. Ma sain ka aru sellest, võib-olla see on ka siin kirjas kuskil, et autol olid nagu need tumendatud klaasid. Tol ajal oli neid päris palju ju. Ja vist ei olnud ka vaata reegleid. Praegu on nagu ikka päris karmid reeglid selles osas ka, et kui tume võib olla. No sihukeste juhuste läbi need reeglid vist sündisid lõpuks või? Tõenäoliselt. Samal ajal siis tõsteti maast püsti Indrek Linde ja ta nägi siis, kuidas politseinik haaras relva ja tulistas läbi auto aknaklaasi. Abikaasa siis suruti politseiautosse ja viidi Liivalaia tänaval asuva väikese puust kiriku juurde. Ja seal siis taipasid politseinikud, et kinni on võetud hoopis vale inimene. Ja Indrek Linde kuulis siis politsei raadiosaatjast, et tema naine on surnud. Oh my god. Ja 4:30 paiku vabastas siis politsei Indreku, kes kutsus sündmuspaigale oma isa ning koos läksid mehed siis Tallinna Mustamäe haiglasse. Ja seal anti neile üle siis ema verepritsmetega kaetud tütar. Ja Fuchs, kes siis mõtlematult relva haaras, töötas politseis 92. aastast. 95. aastal oli ta osalenud ligikaudu 30 politseiooperatsioonis ning pidanud kinni ka relvastatud kurjategijaid. Samas kirjutas Post hiljem, aga see on Post, jääme siin jällegi nagu väga-väga pika hambaga võtame seda juttu.
et Fuchs alustas tööd hoopiski vedurijuhi abina, aga sai raudteelt kinga, sest et ta oli napsulembeline ja et ta olla saanud alkoholi tõttu ka politseis töötades distsiplinaarkaristuse. Ja Post kirjutas, et nii, et ei saanud välistada, et Fuchs võis viibida tulistamise ajal joobes või pohmellis. Aga mittekollased väljaanded selliseid väiteid juhtumit kajastades välja ei toonud ja Fuchs ise ütles ka hiljem, milleni me ka jõuame, et ilmselt seesama asi, see Post kirjutas, aga keegi teine ei kirjutanud seda, aga et umbes, et teda nagu meedias kirjeldati kui mingit alkohoolikut või mis iganes, et purjuspeaga tulistas, et ta sellepärast ei tahtnud eriti nagu intervjuusid anda, et milleks, et juba nii karvatakse nii halvasti. Nii et pigem ma arvan, et kui ta oleks olnud joobes või pohmellis, siis oleks tulnud välja ka ametlikest kanalitest, aga ühesõnaga ei tea. Ja siis Simm ütles, et kõik saab alguse politseinike nõrgast ettevalmistusest. Tahame me või ei taha, aga kui Eesti politsei on nagu läbisõiduhoov, kust lahkub rohkem politseinikku, kui suudame välja õpetada, on olemas kogenematud politseinikud. Me peame sellest probleemist jagu saama. Ja Simm avaldas siis muidugi kadunu omastele kaastunnet ja ütles pressikonverentsil, et kannab riigi kõrgeima politseinikuna juhtunu eest otsest vastutust. Ja loomulikult algatati siis kriminaalasi ja riigipolitsei šef ja Tallinna politseiprefektuuri juhtkond on seisukohal, et kriminaalasja peaks menetlusse võtma nii keskuurimisbüroo kui ka kaitsepolitsei. Ja kohus Fuchsi üle algas siis septembris 1995 Tallinna linnakohtus. Ja huvitavate faktidena, ma ei tea, kellel on huvitav, kellel ei ole, eesistuja oli Eda Murak ja riiklik süüdistaja oli Tiina Slutsk. Siin tuleb siis välja, et see Piret Linde, kui ei olnud juba oma maininud, oli 23-aastane ja süüdistus oli siis relva ebaseadusliku kasutamise teel toime pandud võimuliialduse ja süütu naise tahtlik tapmine. Ja alustuseks loeti ette siis süüdistuskokkuvõte ja selgitusi jagasid siis nii Fuchs kui siis ka Indrek Linde ja mitu tunnistajat. Ja protsessi algul tegi Fuchsi kaitse vandeadvokaat Leonid Leonid, ühesõnaga onu Leonid tegi 2 taotlust. Ta leidis, kui kohtualusele pannakse süüks tahtlikku tapmist, peab tema teol olema ka motiiv, mida paraku ei olevat välja selgitatud. Ja ka taotles siis kaitsja Fuchsi ülekuulamist psühholoogilise eksperdi juuresolekul, et kindlaks teha tema seisund enne tragöödiat ja sel ajal. Teine taotlus lükati tagasi põhjusel, et kohtuarstid olid juba neile küsimustele vastanud ja tunnistanud Fuchsi süüdivaks. Ja siin on siis uuesti välja toodud, et 27-aastane Fuchs oli lõpetanud prefektuuri õppekeskuse 3-kuulised kursused. Politseis töötas augustist 1992, esialgu valveteenistuses, 1993. aasta septembris kriminaalpolitseis ja oktoobrist 1993 kandis siis ka relva. Laskeharjutusi tegi mitu korda kuus vastavalt sellele, kui palju suutis endale ise padroneid muretseda. 90-ndad, ma ütlen. Ja enne kui ma teen väikse pausi, siis esimesed küsimused prokurörilt ja kannatanu esindajalt Jüri Eenmalt ja kohtult olid siis Fuchsile loomulikult, et kas ta võtab süüdistuse omaks, aga ta siis ei võtnud süüdistust tahtlikus tapmises omaks. Kohtualune kinnitas, et ta kasutas 26. aprillil politseioperatsioonil Kaupmäe tänaval Piret Linde vastu relva, kuna kõik muud võimalused olid ammendatud. Samas ei ole Fuchs eitanud tapmise fakti ennast, mis on nagu juriidiliselt hästi huvitav, on ju. Et Fuchsi selgitusel arvestasid operatsioonist osa võtnud politseinikud võimalusega, et oletatav petturid, keda mindi kinni võtma, võivad olla relvastatud ja operatsiooni alguseks oli politseil teada vaid ühe kahtlusaluse isiku kirjeldus. Politseinikul on relva kasutamise juures olulisim end tutvustada ning jälgida pidevalt kinnipeetava käsi, rääkis Fuchs. Relva võib määrustiku järgi kasutada vaid äärmise abinõuna, kui on olemas reaalne oht inimeste elule ja tervisele. Ma ei saanud tõesti praktiliselt midagi muud teha, kinnitas ta. Nii et siis lähme siin pärast sinu lookest
edasi kohtuprotsessiga ja sellega, mis sai pärast. Ja mina viin teid täna välismaale jälle, Juhu, aga juhu. jätkame kahtlaste politseinikega. Jätkame. Nimelt siis selline mees nagu Gilberto Valli töötas siis New Yorgi politsei departmentis ohvitserina ja pealtnäha oli tal elu vägagi korras. Ta oli abielus, tal oli oma abikaasaga väike tütar ja terve see pere elas siis Bronxis. Ma näitan vahepeal koera, sa räägi. Keegi ei kuula mind, kui sa koera näitad samal ajal. Nii, aga 2012. aastal avastas siis tema abikaasa juhuslikult mehe arvutist mitmeid avatud foorumid ja vestlused, mis olid naise jaoks siis äärmiselt häirivad. Oh no. Naine oli šokeeritud, kui ta leidis, et tema mees arutas väga detailselt oma fantaasiaid naiste röövimisest, piinamisest, tapmisest ja isegi kavatsusest neid süüa. Appi, issand, kujutad sa ette, et sa avastad midagi? Ei. Aga sellega asi ei piirdunud, nimelt siis osades vestlustes arutati konkreetseid naisi, nende välimust, eluviisi ja isegi siis nende asjade toimepanemise ajakava. Ja mõned neist naistest olid selle Gilberto enda tuttavad. Ei, appi, kui rets. Oota, mis aastal see oli? See oli 2012. Okei. Nii, kõige nõmedam selle asja juures muidugi oli see, et meie politseinikust Vallekene oli kasutanud siis politsei andmebaasi, et nende naiste kohta informatsiooni otsida. Ja talle kui siis politseiametnikul oli juurdepääs nendele andmetele seaduslik, aga nende kasutamine eraotstarbel, eriti nagu nende kavatsustega, oli siis väga tõsine rikkumine. Pluss võetis jäljed. Ja tema naine ei kõhelnud, ta võttis lapse, lahkus ja teavitas oma leidudest siis FBI-d. Sellele järgnesid ülekuulamised, uurimine, mehe arreteerimine ja 2012. aasta lõpus esitati talle siis süüdistus vandenõus inimröövi toimepanemiseks, samuti volitamata juurdepääsus konfidentsiaalsele politsei andmebaasile. Ja ametivõimud uskusid, et ta ei olnud lihtsalt fantaasiate maailmas eksleja, vaid kavatses reaalselt oma plaanid ellu viia. Niisiis võeti ta vahi alla ja pandi siis eeluurimise ajaks vanglasse. Siis FBI ja politsei siseasjade uurijad konfiskeerisid mehe arvuti ja leidsid ka siis need sõnumid sealt tema plaanide kohta. Jutuajamine käis siis põhiliselt fetišit omavate inimeste jututoas, kus siis kõik teised külastajad, kellega ta seal jutustas, ei olnud keegi nagu USA-st, vaid kõik olid igalt poolt mujalt üle maailma. Ja tüüp siis rääkis oma vestluskaaslasega kloroformi kasutamisest näiteks, et ohvrid teadvusetuks muuta, enne kui ta nad kööki viib. Näiteks kirjutas ta niimoodi, see on nüüd tsitaat. Ma mõtlesin, et tema keha võiks kinnitada mingi masina külge, keeta teda madalal kuumusel või hoida teda elus nii kaua kui võimalik. Ja ta käis... Kui suur see köök peab olema, I'm sorry. I don't know. Oh my God. One can dream. Dream. Suures köögis taimi. Okei. Milles sa arvasid? Nii, asi läks ka sinnamaani, jõudis siis, et ta käis ühe oma potentsiaalse ohvriga lõunal. Jõhkar. Ja veebruarikuus oli mees internetis rääkinud ühe teise tüübiga ja
pakkus siis ühe naise röövimise eest talle $5000. Ja siis ta veel kirjutas seal foorumis sellised 2 lauset, et ma tunnen tõsist mõnu ta uimaseks löömisest, tema käte ja paljaste jalgade kinnisidumisest, tema suu kinni toppimisest. Siis paneks ta suurde kohvrisse ja sõidutaks minu kaubikus välja. Oh my god. See on liiga siuke nagu, et ta on nagu juba teinud seda. Nii, ja siis tema arvutist leiti veel väidetavalt andmebaas vähemalt 100 naise kohta. Kõik nimelised fotodega, aadressid, kirjeldused, kõik asjad. Ja 2013. aastal jõudis siis asigi lõpuks kohtusse. Siuke lugu veits nagu jõudis igale poole maailma otsa omadega tegelikult. Prokurörid siis esitasid kohtus mehele need kirjavahetused ja foorumite vestlused, kus ta siis kirjeldas graafiliselt neid kujutluspilte naiste küpsetamisest ja söömisest. Ja muude asitõendite hulgas tuli siis ka mängu üksikasjalik retsept inimliha valmistamiseks. Tema kaitsja väitis siis vastupidiselt, et kogu jutt oli lihtsalt puhas fantaasia ja see oli mäng, millest tema klient ei kavatsenud reaalselt siis midagi korda saata. Et lihtsalt rollimäng, testime sõnadega piire. No meilgi on olnud selliseid kohtukeisse. Ja. Aga kohus nägi asju teisiti ja Gilberto mõisteti siis süüdi. Avalikkus jagunes 2, ühed leidsid, et tegemist on ilmselge ohuga ühiskonnale selle venna näol. Teised nägid selles ohtlikku pretsedenti, kus inimesi karistati siis mõttelise kuriteo eest, mida ta polnud reaalselt toime pannud. Ta oli pannud toime ju päris mitu, kui mitte kuri, siis väärtegu juba selle stalkimisega. Nii et see ei ole jah, selles mõttes, et kui palju on tõendeid sellest, kui suur protsent sellistest vägivaldsetest stalkijatest päriselt vägivallani jõuavad, nagu, et ma saan aru sellest murest, nagu, et kui ma nüüd siin hakkan mõtisklema sinuga või mõtisklema, nagu sa oleme ju rääkinud siin, et happepannid ja mingi bla-bla, pannakse nüüd sellest kinni. Seal on ikka vaks vahet sees ausalt öeldes, nagu, et kas sa nagu on sul nagu killing kit autos nagu pagasnikus ootamas ja retsept ka juba või siis ühesõnaga jah, ma saan aru. Aga täpselt aasta hiljem, 2014. aastal toimus siis selles asjas ootamatu pööre. Nimelt siis föderaalkohtunik, kelle nimi oli Paul. Lihtsalt Paul. Ma jätan ära selle perekonnanime, täpselt nagu sina eelmises loos, sest et I'm not gonna do that. Otsustas siis meie peategelase süüdimõistmise tühistada, põhjendades, et prokuratuur ei suutnud esitada piisavalt tõendeid selle kohta, et see mees oleks astunud konkreetseid samme oma fantaasiate elluviimiseks. Okay. Ma ei tea, see retsept nagu näiteks. Aga see selleks. Andmebaas naistest. Kohtuniku sõnul jäid siis kõik tegevused internetti, ei tulnud sealt välja, et see oli küll kõik tülgastav, aga mitte piisav, et tõendada tõsist kavatsust või ettevalmistust reaalsete kuritegude toimepanekuks. Niisiis sai tüüp vanglast 2014. aastal välja, aga pidi kandma elektroonilist jälgimisseadet ja osalema psühholoogilises nõustamises. Ja tema politseikarjäär sai muidugi läbi, seal ei olnud nagu küsimustki, aga ka tema isiklik elu lagunes tänu sellele laiali, sest et tema abikaasa siis lahutas temast ja ta ei saanud ka enam oma tütart näha. Obviously. Ja nagu mul on väike traditsioon tekkinud, siis pärast vanglast vabanemist hakkas mees siis uut elu elama ja ta kirjutas õudusromaani. Ja tema on see vend, kes, kui keegi tahab sellest story'st rohkem teada, siis oota, ma panen kohe 2 seda ühe korraga. Siis HBO-l
on siuke dokumentaalfilm nagu Thought Crimes, The Case of Cannibal Cop. Okei. ja sealt, see on 2015 dok ja sealt saab vaadata, mis värk siis täpselt oli, see, kas ta Elagu siis HBO. jah, elagu HBO. Nii, oota, ja 2 asja korraga pidid panema? Oligi soovitus ja HBO sai. Ahah, okei, selge. Vot siuke tore lugu, jah. No loodame, et siis Thought Crime jääb Thought Crime'iks ja oli piisav ehmatus talle see, mis toimus. Loodame. Ja, aga tead, kes on, väärivad meie tähelepanu palju rohkem kui erinevad Thought Crime'id. Ma ei tea, mul ei olnud head üleminekut täna. Patronid. Just nii. Meie Patreon asub aadressil patreon.com/kikimoorid. Seal te saate varem kätte koos boonusosadega. Juba mainisin, et on nõnda, et kui te tahate siduda oma Spotify's Patreoniga, siis te peate otsima üles külmavärinad After Hours. Annan teada ASAP, kui Spotify saab oma süsteemid korda. Aga te saate seal näha meie saatemärkmeid, valida saate teemasid. Käib väga tihe rebimine siin järgmise Patreonide valitud saate teema üle. Ma arvan, et me teeme selle ära pärast kuulajate episoodi millalgi. Mul on nüüd aega teha erinevaid asju, palju rohkem kui varem. Excited, et ma saan enda aega sättida ise mõnes mõttes. Anyway, ja suur aitäh, ütleme me ka igas saates. Erinevad levelid meil on ja näiteks vippkülmaväristajad, kes saavad ka merch'i, on meil järgmised inimesed, kellele me ütleme aitäh. Aitäh vippkülmaväristajad Indrek, Keit, Mumm ja Volkergeist, kelle ma pean jälle ütlema, Mumm, I am so sorry, ma lükkan iga päev seda reminderit edasi, et ma pean selle sinu teemaga tegelema. Ma lihtsalt, saage aru, ma olen praegu täiesti nagu mingis. Anyway, lähme edasi. Aitäh, Pilleriin ja aitäh, Sven ja aitäh ka Kikide sõbrale Kodutute uudised, mis on väga lahe kasutajanimi ja aitäh külmaväristajatele Agnes, Anett, Anne, Anni, Annika, Anju, Bell lillakesega, Krissu, Diana from the Moon, Elin, Elizabeth, Endre, Erika Edlin, Erki, Frida, Kathy, ma ei tea, kuidas on õige, Grets, Heili, Helen, Heleri, Hundiplika, sa oled teinud seda nüüd meelega. Jesus Christ, okei. Hundiplika, loomajäljed, sinine liblikas, sulgudes süda ja niimoodi näpp sinu poole ja sulud kinni. Mulle väga meeldib, et meie patronid on niisugused, kuidas ma siis ütlen, mis see sõna on, mida ma ütlesin? Mis see sõna on? Naljapulgad, et saavad aru, mis me siin teeme ja mängivad meiega vastu. Ja aitäh Ilona, Iris, Janeriin, Jaanika, Jaks, Joss, Jörgen, Kadi ja Oliver, Kairi kummituse emojiga, Karena, Kätte Austraalia, Kati ja Kats ja Kelly ja ma jätan siin need raskemad K-tähed sulle. Jäta mulle muidugi ja aitäh, Kelly. Meil on teine Kelly veel ja Kerli, Kersti, Ketrin, Grettu, Kretsu, Krislin, Krista, Kristel, Kristi, Kristin, Kätlin, Liina, Maarja, Malle, Mariette, Marta, Merle, No Name, Regli, Shirley, Tondiste, Valge Siil, Väike Päike, Ülo ja Maiken, jah. Maikenil ei olegi enam midagi ümber või? Maikenil on ümber lillekesed ja kummitused. Roosad lilleõied, kui täpne olla. Ja ärge siis unustage ka minna www.kikimoorid.ee, sest et nüüd, kui ma olen koondatud, on täiesti võimalik, et ma hakkan sinna üles panema ka sessioone, mida te saate soetada, näiteks kaardi või horoskoopika teemalisi. Ma natuke mõtlen, ma pean siin teenusdisainiga tegelema, mis teenuseid ma pakkuda saan, nii et
et võib-olla hakkavad tulema sinna mingid sellised kas konsultatsioonid või siis materjalid, mida te saate soodsa hinna eest soetada, mis saavad teile toeks olla. Igal juhul saate aru, ma pean hustlema nüüd ja ma loodan, et te aitate mind ei selles. pea, sa pead aja maha võtma. ja ei, aga neid asju on ju jumala huvitav mõelda. Ja ma tahan öelda aitäh veel ühele kuulajale, kes mulle eile kirjutas, et kuna ta kuulis saatest, et mul on veel ostmata koerale toidunõud, et kas ta võib valmistada mulle need ise ja see on nii nunnu, et ta nüüd teeb seda, see on H&T käsitöö Facebookis. Ma muidugi ei tea, ma loodan, et ma võisin selle välja hüüda, sest et ma vaatasin, et nende pilt, et need on nii ägedad, siuke puidust sinna tehakse, on augud on ja kausside jaoks. Ja siis on see nimi ja siis on see looma pilt on ka veel juures puidusse põletatud ja see on nii armas. Nii et kuigi ma ostsin €1 eest 1,92, ostsin 2 metallist toidukaussi Bauhofist, siis sellest ei ole midagi, kausse läheb elus alati vaja. Nii et ma võtsin selle kingituse lahkelt vastu. Ma küll pakkusin raha loomulikult, aga ta ütles, et ta tahab kinkida. Nii et kui teil on ka tarvis lemmikloomale midagi, siis tšekkige tema lehte. See kõlab väga-väga lahedalt. Ja see on ka kindlasti väga äge kingitus kellelegi, kellel on loom ja sa ei tea, mida talle kinkida. Kuigi te postitused olid vist aastast 2024, aga ma eeldan, et ta tegutseb ikka veel, kui ta pakkus. Nii et ühesõnaga, tervitused sulle siin. Oli vist H&T käsitöö? Teate mu mälu. Aga lähme edasi lugudega. Nii, me oleme siis Fuksiga jõudnud kohtusse ja kus ta viimati ütles, et ta ei saanud praktiliselt midagi muud teha. Nii. Kuidas see lugu oli siis seal käinud, oli nõnda, et pärast 2 petmises kahtlustatava kinnipidamist Kaupmehe tänaval, kellest üheks osutus siis hiljem see hukkunu abikaasa Indrek Linde, sai Fuks käsu operatsiooni juhtinud Artur Tšulitskilt. Artur Tšulitski on hästi lege politseinik, ta on minu meelest käinud isegi äkki Roimade saates. Igal juhul mul on tunne, et ma olen temaga kokku puutunud ja mul on nagu suur austus ta vastu, sest et ühesõnaga, aga käsk oli siis Tšulitskilt, kontrolli valget BMW-d, ole ettevaatlik. Operatsioonist osa võtnud politsei vaneminspektor Igor Gudovski selgitusel andis politseile põhjuse Linde autot kontrollida Linde enda jutumärkides kahtlane käitumine. Et mees oli viibinud pidevalt operatsiooni toimumiskohas, jalutades edasi-tagasi enda auto, kaupluse kikas ja lähedal asuva kioski vahel. Fuks lähenes ainukesele valgele autole lähikonnas tagant ning enda kinnitusel ei näinud ta läbi aknooli värvi aknaklaasi, kes autos istub. Fuks oli seisnud seljaga vastu auto parempoolset tagaust ning proovinud avada kõrvaliste ust, mis oli lukus. Minus tekkis ohutunne, võtsin relva paremasse kätte, vasakus oli töötõend. Hüüdsin, politsei, avage. Autos istuja minu poole ei vaadanud, vaid kummardus alla. Ja Fuks tulistas enda sõnul hoiatuseks läbi autoklaasi, et mitte lasta autos olijal taas püsti tõusta. Ta tahtis välistada võimalust, et relva võtmiseks kummardunud inimene teda rünnata ei saaks. Tsiteerin, klaas purunes ämbliku võrgu taoliseks. Nägin, et autos on naine vajunud külili kõrvalistme poole ning käigukasti kohal on laps. Protsessi osalistel tekkis küsimus, et kuidas saab siis läbi praktiliselt läbipaistmatuks mõranenud klaasi nähtavus tunduvalt parem olla kui läbi toonitud klaasi. Fuksi ütlusel toimusid sündmused kuni lasuni väga kiiresti ja alles pärast lasu toimumist oli tal olnud aega siis vaatamisse süveneda. Ja Linde sõber Priit Salumäe tunnistas kohtus, et Linde autoklaasid on nii läbipaistvad, kui üldse olla võib. Aga ma siin tahan teha väikese märkuse ikkagi selle kohta, et ma kusjuures ei mõelnud sellele siis, kui ma seda lugu kokku panin, aga praegu, kui ma seda esitan. Su autos on naine, 1,5-aastane laps, sa tead, et käimas on relvastatud politseioperatsioon ja sa käid edasi-tagasi vahtimas, et nagu kas sa ei tunne, et siin võis olla nagu no mis juhtus, Laada? Ta ringutas ja siis lükkas seda põret.
oi beebi. Et nagu, kas sul ei ole nagu endal ühtegi nagu sellist tunnet, et see võib olla osaliselt ka sinu vastutusel, et sa võtsid oma pere kaasa nagu sellisele meelelahutusele, mis on nii fucking ohtlik, miks nagu? See on ja täiesti debiilne, et niimoodi siukesesse kohta väikest last ja naist ka kaasa vedada. Et nagu ja ma ei usu, et sellised, tahate tulla või? Pigem oli see, et sõber kutsus, et lähme vaatame. 27, paljud oli 27. Okei, ühesõnaga, siis on siuke tunnistaja nagu Andres Alaküla, kes abistas politseid siis söödana oletatavatele petturitele videomakki müütades. Ja ta siis järgnes enda sõnul Fuchsile Linde auto juurde. Jäin seisma umbes 6-7 meetri kaugusele auto tagaosast ning nägin, et autos istub naine ja esiistmete vahel on väike laps. Kui lask oli toimunud, oli Alaküla enda kinnitusel täiesti veendunud, et keegi pihta ei saanud ning et tegemist oli hoiatuslasuga. Fuchs möönis, et tulistamise asemel oleks ta eeldatava ohu eest võinud varjuda sama auto taha. Samas lisas Fuchs, et sellisel juhul oleks autos olnud võinud tulistada ning põgenema pääseda. Hukkunu abikaasa Indrek Linde teatas kohtule, et tuli politseioperatsiooni toimumispaika sooviga aidata sõbral oletatavat petturit kinni võtta. Tema enda kinnitusel ei teadnud ta, et asi on üle antud politseile. Samuti ei tundnud teineteist Linde ja söödana videomakki müünud Andres Alaküla. Et operatsioonist osa võtnud politseiinspektor Sergei Serbile tundus Indrek Linde välinemus sarnanevat ühe kahtlusaluse omaga ning Linde liikus edasi-tagasi ja seal siis pidas politsei ta ühe kahtlusalusena kinni. Tiiu Põld, kes on meie legendaarne krimi ajakirjanik, siis kajastas seda protsessi ja ta kirjutas väljaandes Eesti Sõnumid, et kriminaalpolitseinikust tunnistaja Tšulitski hinnangul juhtus 26. aprillil tragöödia. Tšulitski sõnul pidas politseinik Fuchs just sel hommikul kinni 4 relvastatud kurjategijat, vormistas nende kinnipidamise paberid ja käis vahetult enne Kaupmehe tänava operatsiooni väljakutse peale Mustamäel, kus oli tegemist pantvangi võtmisega. Instruktsiooni kohaselt poleks Fuchs pidanud samal päeval teistest kinnipidamistest osa võtma, tunnistas Tšulitski ja vihjas suurele töökoormusele. Kusjuures kujutad ette sellist tööpäeva? Nagu meil on ka retsid tööpäevad, aga sa lähed hommikul, võtad 4 relvastatud kinni, siis on pantvangidraama ja siis lähed veel mingi pettureid võtma nagu mitte, et ma õigustaks kuidagi süütud inimese tapmist, aga see on nagu inimlik, et nagu selles olukorras ma ei kujuta ette, sa näedki kõike lohtuna, et see, närvid läbi nagu politseikoeral, nagu öeldakse, on ju. Ja kuigi Kaupmehe tänava operatsioon oli tunnistaja sõnul hoolikalt läbimõeldud, siis valdavat politseinike enne iga niisugust ettevõtmist stress, mis on arusaadav. Ja põhjusena nimetas Tšulitski ja kriminaalpolitseinike pidevat kokkupuudet relvastatud kurjategijatega ja alalist ohtu. 20 000 inimesel on registreeritud, 20 000 registreerimata relv. Iga 12. inimene käib relvaga ringi, luges Tšulitski ette. Meie inimesed peavad enda hoidma ja kui neid ähvardatakse, tuleb kasutada relva. Kohtu küsimusele, missugune peab olema hoiatuslask, vastas Tšulitski. See tuleb lasta õhku. Kolleeg Fuchs iseloomustas Tšulitski kui tavalist politseinikku, kes ei erinenud teistest. Fuchsi tegevust, see tähendab Tšulitski enda korralduse täitmist, kontrollida valget BMW-d ja ole ettevaatlik, hindas operatsiooni juht nõnda. Iga politseinik hindab situatsiooni ise ja tegutseb vastavalt sellele. Võib-olla mina oleksin tulistamisega oodanud. Fuchs ületas hädakaitse piire. Indrek sõbra abikaasalt, kes siis toimetas veriste riietega lapse sündmuskohalt ära, küsis kohus, et milliseid rõivaid laps kandis. Selgus, et lapsel oli peas valge müts, seljas roosa-lilla kombinesoon. Siis see proua Salumäe lisas, et lapsel oli peos komm. Nii et tema ja laps sõid autos kommi, kui nad olevat kellelegi teisele, kes neid ei märganud, suureks ohuallikaks nagu näisid olevat. Siis avaldati Fuchsi iseloomustus, see oli siis heade töötulemuste ehk siis hulga röövlite ja väljapressijate kinnipidamise eest on Fuchs suunatud õppima Sisekaitseakadeemiasse. Lisati siis tõend, et ta on 2-kuuse lapse isa ja septembri lõpus kirjutas siis Päevaleht, et riiklik süüdistaja Tiina Slutsk nõudis Fuchsile tahtliku tapmise ja võimuliialduse eest 8-aastast vabaduse kaotust kinnises vanglas. Kannatanutute esindaja Jüri Eenmaa ütles, et Fuchs pani politseitöötajana toime väga raske ja ohtliku kuriteo. Tsiteerin, minu kõrval istub vähem kui 30-aastane lesestunud mees, kelle laps on jäänud emata.
ja kannatanute esindaja teatas siis kohtule, et tema arvates väärib Fuchs 10-aastast vanglakaristust kinnises vanglas ja Fuchs ütles oma viimases sõnas, et kõik toimus auto juures nii kiiresti ning ta pidi otsustama murdosa sekundite jooksul. Ta lisas, et peab end noore naise traagilises surmas ainusüüdlaseks. Fuchs vabandas oma viimases sõnas kannatanute ees ja teatas, et tunneb Lindede perekonna ees häbi traagilise juhtumi pärast. Ja siis 28. september oli see päev, kui linnakohus mõistis siis politseinik Ivar Vahur Fuchsile tahtliku tapmise võimuliialduse eest 7 aastat vabaduse kaotust kinnises vanglas. Kohus otsustas, Fuchsil oli otsene tahtlus kasutada tulirelva ja ta kasutaski seda. Ja seal oli siis ka tsiviilhagi, mille suurus oli 39 000 peale kroonides ja midagi veel, mis läks siis Indrek Lindele. Ja vaata, mis siin veel on, mida võiks mainida, enne kui me lähme selle juurde, mis tast pärast jäi. Slutsk ehk siis prokurör ütles, et on kohtuotsusega rahul ja ei kavatse seda edasi kaevata. Tsitaat, Fuchs pani toime hirmsada tagajärjega teo, mille tõttu kaotas noor inimene oma elu ja väike laps jäi emata. Loomulikult on see ka Fuchsile tragöödia. Siiani oli ta ju korralik inimene ning ühe hetke jooksul muutus ta äkki kurjategijaks. Ja Fuchsi kaitsja härra Leonid oli hämmeldunud, et kohus ei selgitanudki lõplikult välja, miks Fuchs tulistas siis autos istunud Piret Lindet. Et tema sõnul on kohtuotsuse langetamine teadmata, miks politseinik inimese tappis vale. Vastus sellele küsimusele ei selgunud ka kohtuniku ette loetud kohtuotsuse kokkuvõttes, märkis ta. Ja ringkonnakohus ei tühistanud linnakohtu otsust, mille siis kaebasid edasi nii Fuchsi kaitse kui ka siis Indrek Linde. Üks tahtis muidugi õigeks mõista, teine tahtis rohkem karistust. Riigikohus jättis siis jõusse selle 7-aastase karistuse. Ja Aha, ja siin on üks huvitav asi, mille ma leidsin teisest artiklist. Siin on mitu artiklit koos niikuinii. Et kui oli see Riigikohtu asi, et siis linnakohus määras Fuchsile karistuseks 7 aastat vabaduse kaotus kinnises vanglas. Prokurör Toivo V seostas Riigikohtus esinedes Fuchsi protsessi teise pooleli oleva kohtuprotsessiga, kus kohtualune eakas kaitseliitlane Robert Morel tappis süütu üliõpilase Kaitseliidu Tartu maleva staabis. V kasutas mõlema kohtualuse käitumise kohta väljendit argpüksliku militaarse mõtlemise mall. Kui sa kohe ei kuula minu sõna, siis on minul õigus tulistada. Ma uurin selle Robert Moreli kohta, ma toon selle loo teieni. Nii, aga epiloogiks siis nõnda. President andis Fuchsile armu 97. aastal, ehk siis ta tegelikult istus vaid napid paar aastat ja aastal 2000 andis ta siis intervjuu Kristi Vainkülale, keda siinkohal saab tervitada. Ma ei tea, kas ta kuulab, aga igal juhul ta on üks mu lemmik ajakirjanikke ja muidugi Heidi Ruuli kõrval. Ja Vainkülale ta siis pihtis, et juhtunu vaevab teda pidevalt. Vanglas oli rahulik. 5 kuud istusin nii-öelda kolleegiga, kes oli KGB-st, kes Kaitseliidust, kes politseist. Siis sain tööle majandussalka, rääkis Fuchs. Ja Vainküla kirjutas siis niimoodi. Turjakas endine kriminaalpolitseinik Ivar Vahur Fuchs jälgib aprilli lõpus alati hoolega ajalehtedes surmakuulutusi. Igal aastal ilmub seal järelhüüe noorelt surnud Piret Lindele. 5 aastat tagasi Kaupmehe tänaval õnnetul kombel surnuks tulistatud naisele. Fuchsil hakkavad kuulutust nähes käed värisema, kuid ta teab, et ta ei teinud seda meelega. Tema teenistusrelvast tulistatud kuul oli juhus, õnnetus, saatus, viga. Ja seni oli siis Fuchs ajakirjanikega kohtumisest keeldunud. Ja siin ongi siis tema tsitaat, milleks mind on ajakirjanduses tehtud alkohoolikuks, kes töötas purjuspäi. Palju oli valet, kuigi ma pitsi ei sülita, pole mu kunagi viinaga muret olnud, aga suitsetamise jätsin maha vanglas. Ja vabaduses sai Fuchsis tööd turvatöötajana, tal oli abikaasa ja toona siis 5-aastane poeg. Ja lõpetuseks siis tsitaat sellest intervjuust. Ma ei oska end panna Indreku või naise vanemate asemele. Muidugi olen mõelnud, mida oleksin tol päeval saanud teisiti teha või mida oleksin pidanud teisiti tegema. Oleksin võinud ju tema mehelt küsida, kas seal autos on veel keegi ja kes, aga ma ei saa ju elu lõpuni vaagida. Ma ei saa sellest kogu aeg mõelda, pean edasi minema. Nii et selline väga traagiline lugu kõikidele osapooltele ja
ongi. ja nii lihtsalt ongi, et selle looga, kusjuures ma mäletan, ma olin ise ju pätakas, eks ju, aga ma mäletan seda lugu ja see lugu on üks nendest lugudest, mis on nagu kogu aeg kuskil õhus saatnud. Tegelikult või? Ja, aga ma nagu selles mõttes ei ole kunagi uurinud neid detaile täpsemalt, ma lihtsalt nagu, ma mäletan seda valget autot, ma mäletan seda, et naine sai surma, et laps oli autos, et ühesõnaga see on jah siuke. Jah, minul ei olnud sellest mälestust vähemalt aktiivset. No vähemalt ma sain sulle siis need detailid tuua ja ma loodan, et Fuksil läheb hästi, tõenäoliselt on ta nime muutnud. Poeg peaks olema siis nüüd juba 30-aastane, nii et loodetavasti sai ta ikkagi rahu. Kuule, aga teeme lõppu ühe kummituse paugu. Teeme kummituse paugu. Leidsin Soccernetist, mis ma eeldan, et on mingi jalkafoorum, something, jalka ja. Seal on jah, foorum neile siis 2006. aasta jaanuaris oli tehtud sinna niisugune tore postitus, mis võttis mu veits muigele ja natukene tegi kõhedaks ka. Ja see oli siis selline. Ei, see nädal on suhteliselt põnevalt alanud. Eile öösel hakkas mul nimelt kodus kummitama. Öösel hakkas? Selle ühel kindlal öösel? Just. Üritasin just viimaseid lambaid kokku lugeda, kui keegi järsku ohkas. Oh no. Üldiselt ma ei pannud seda eriti imeks, sest inimesed ikka ohkavad aeg-ajalt. Aga siis meenus mulle, et mina ju ei ohanud mitte. Ja peale minu pole apartmendis ühtegi koera, vanaema või kodumasinat, mis võiks säänset häält teha. Imeline. Võttis une suhteliselt ära. Ja silmi ka ei julgenud lahti teha. Ootasin, et kas ohkab veel või äkki kuulsin valesti. Ohkaski sunnik. Seekord vaiksemalt, aga tungivamalt. Üritasin end uskuma panna, et ülemised naabrid ohkavad jube kõvasti, aga siis tuli see juba nii ilmselgelt kuskilt kapi tagant, et ei saanud kuidagi nõnda olla. Kaatemet. Kusjuures tegelikult ma justkui ei usugi tonte, aga igasugused filmid ja Kersna saated on psüühikale ilmselgelt oma jälje jätnud. Ja, kas te mäletate, et Kersna tegi kunagi ju poltergeistidest ja ufodest? See oli hea lege värk. Vähemalt Eesti-aegne maja ka, võib-olla vanemgi. Mine tea, mis musti saladusi peidab, eks. Igatahes ma ütlesin talle lõpuks kõva häälega, ära ohi raip ja panin raadio mängima. Minu ema ütleb mulle kogu aeg, et mis sa ohkad? Mul hapnikku vaja. Ja, mina ütlen härrale ka kogu aeg seda kusjuures. Ma ei tea, mis värk sellega. Hapnikku vaja. Nii, Univis sai lõpuks võitu ka, rohkem enam ei kuulnud. Ilmselgelt märk sellest, et tuleb kuri naine võtta, kes kummituse panniga ära lööb, kui vaja peaks olema. Täna õhtul peab vist enne magama minekust kuuli kindlaks jooma. Nii, update. Ahaa, ma tahtsin siia vahele öelda, et kui ebaõiglane, nagu meil niigi oleks vähe seda kuradi mental laborit, et meil antakse veel, nagu nüüd on vaja kummitustega ka võidelda, nagu, et igaüks ei ole tondikütt, nagu meie oleme. All day, every day, therapist, mother maid. Ja, täpselt. Ghost hunter. Nii, update oli siis natukese aja pärast ja kirjutas ta siis, et tal on olukord suhteliselt tasane. Ehk, et hääli pole kuulnud rohkem, küll aga kukkus keset ööd hirmsa kolksuga eest ventilatsiooni avametallist kate. Ja siis ta kirjutas niimoodi. Arvestades, kui keeruline oli seda sinna ette tagasi panna, jääb sündmus suhteliselt hämaraks. Ja nii 6 aega tagasi võttis kätte ja sadas jälle keset ööd põrandale kildudeks vannitoa peegel. See oli suhteliselt terav ärkamine, valitooli ka kodus ei olnud. Ja siis kirjutas keegi seal vastas talle, et tema elas 10 aastat tagasi korteris, kus üleelmine või veelgi eelmisem omanik oli väidetavalt vägivaldsesse surma surnud.
ja siis ta vaatas öösel telekat, kõik oli vaikne, kuulis toanurgast ka ohet. Ja esiti ei saanud arugi, kuid siis tunnetas seda juba iga keharakuga, et ausalt öeldes ei olnudki ma siis väga kohkunud. Alles hiljem hakkasin seda tajuma, et keegi või miski minuga seal koos oli ja nii ikka mitu aastat. Ja tema siis rõhutas selle peale, et kui on ikkagi hea kummitus ja asi piirdubki ohkamisega, siis äkki oled leidnud endale hoopis omapärase kaaslase, mitte vaenlase. Et austa vaime, saan endaga läbi ja siis on kõik hästi. Ja siis see algne postitaja ikkagi lisas veel omalt poolt, aga mitte rohkem oma kogemusi, vaid tema jagas enda lugu enda töökaaslasega, mille peale siis töökaaslane omakorda rääkis talle ühe toreda loo. Imeline. Nii, ja seda ta alustaski nii, et töökaaslane rääkis nüüd toreda loo. Elavad nad naisega, nimetame teda konspiratsiooni mõttes proua S. Mõnikümmend kilomeetrit linnast väljas üsna hõreda asustusega kandis metsaveerel. No ja mõelnud siis jõulude ajal naabrimehega, et näed, kaardi ja juttudegi järgi peaks mõne kilomeetri sügavusel metsas väike järv olema. Lähme otsime üles, siis teab, kuhu suvel konksu leotama saab minna. Mõeldud tehtud, nagu öeldakse. Rääkisid proua Essile ka augu pähe, et tulgu kaasa. Kena päev metsas mütata. Käivad siis mööda miskit rada juba päris pika maa ära. Järve ei kusagil. Proua S ei ole just kõige sportlikum tüüp. Väsis ära. Kohe ära mingi jalkafoorum. Öelnud, see on literaali mina olen proua S, nagu kui te viite mu kuhugi, ma jään istuma mingi kännu peale, mingi otsiga ise oma järv ülessena. Nii, öelnud, et egas see järv kaugel saa olla, käige te mehed ära ja ma nii kaua puhkan kännu otsas, ootan teid siin. Ma ütlesin. Ja, mehed siis, et kurat temaga, jätsid naise oma pealt maha. Istub siis proua S sügaval metsas, lähima teenivast kilomeetrit 5, kui järsku astub metsast risti üle raja välja mees. Seljas must ülikond ja käes diplomaadikohver. What the fuck? Mäletad neid tüüpe või? Mäletad neid tüüpe? Oh my god! Nagu sinagi metsas käid, eks? Selja ülikonnaga. Proua S mõnevõrra hämmaris, ei taibanud esimese hooga muud küsida, et ega mees ei tea, kus siin see järv on. I love it. Nii, mees ei kostnud midagi, koputanud vaid 2 sõrmega randmele, nagu ikka näidatakse, kui aega vähe ja kadunud teisele poole radapõõsaste vahele. Selline ootamatu kohtumine siis. Nagu öeldud, toimus asi kaunikesti sügaval metsas, eemal maanteedest ja muust asustusest, kus ülikonnas kohvriga mehel mõistlikum nähtus oleks. Mõistagi püüdis naasnud kolleeg naabriga, kes muuseas järve ei leidnudki. Palju edu, mehed kaardid. Mehe jälgi leida ja näha, kuhu see salapärane älimees teel oli, aga puude alusel lumelaikudel ega samblal ei olnud ühtegi jälge, mitte ühtegi, nii et nobody knows. Ma arvan, et ta läks kuhugi kellegi viimast hingetõmmat jälgima ja kaasa võtma teda. Võimalik. Vot, siuke tore värk oli. Hämmastav, super hea lõpp, sest et läks vahepeal väga traagiliseks siin juba. Väga hea, ma armastan seda lugu, see on mu uus lemmiklugu, eriti proua S, nagu proua S. Ma tean, et sa ei tea, sa ei kuula. Kuule särgi teeme sellest proua S. proua S ja siis peab olema joonistus ka, kus ta istub kännul. Kuulge, aga siis teeme nüüd sellise võistluse, et fännarti võistluse. Palun saatke meile pilte, kus kas mina või Heidi või ükskõik kes Kikimoor või proua S istub kännu peal keset metsa. Ja see võiks olla siuke pilt, mida on võimalik töödelda selliseks, et selle saab panna T-särgile. Ja kõikide fännarti saatjate vahel me siis loosime ka midagi välja ja muidugi siis see inimene, kelle tööd me kasutame, see saab ka honoreeritud. Summa me siin vaatame, mis see võiks olla. Aga saatke fännarti, te võite ka niisama fännarti saata, kui see proua S teid niimoodi ei. Proua S on lahe.
ei inspireeri nagu meid, aga sihuke enne kui me lähme suvepuhkusele, jõuate ilusti ära teha, paneme tähtajaks 15 juuni, kuu aega. Selle aja jooksul jõuate joonistada, saata, võite teha ka AI klippe, muusikat, mis iganes, aga särgile me paneme mitte AI joonistuse, et ikkagi kellegi päris kunstniku tööd tahaks panna või tähendab amatöörkunstnik või mis iganes, kes sa oled igal juhul, kui sa tegeled joonistamisega või tahad joonistada, võib-olla vanus pole üldse tähtis, võib-olla kriipsujuku, ühesõnaga tehke mulle rõõmu, saatke mulle ilusaid. Nii tore mõte, I like it. Naljakaid ja ägedaid asju ja meil on igasuguseid asju teile välja ka loosida. Vot nii, aga siis siit lähme meie juba valitud seltskonnaga saate boonusosasse, mida saate kuulata täies mahus Patreonis ja Spotify's kuulate väikest diiserit ja siis seniks, ma ei tea, siis järgmine nädal võib-olla kuulasaade, võib-olla mitte, me peame kokku lugema, aga igal juhul kohtume nädala aja pärast ja seniks püsige kõhedad.